Ma võtan need alt kõrvarõngad ära. Need natukene pigistavad, kui kõrvaklapid on peas, jah? Pane sõrme natukene välja poole ja rohkem alla. Ma proovisin erinevate relvadega lasta peale eksamit, siis ma proovisin seal kõik erinevad relvad ja lasketiirus läbi ja tegelikult treeneriga nagu koos valisime selle välja, et see Glock 43X on selline väiksemõõduline ja naisel siin öö vahelt parem haarata ja Kadi Lambot on arst ja tippjuht, kes on viimase 20 aasta jooksul tüürinud ettevõtteid nagu Tere, Maaleht ja Confido. Eelmisel aastal otsustas ta astuda paljude jaoks ootamatu sammu. Ta hankis omale relva. Aga kõigepealt tõesti sõja algus. Kõik see oli kuidagi nagu nii kuum ja lugesin päris palju ka sõja kohta tulevaid uudiseid ja just ka nagu meditsiini aspektist, et mis tingimustes meditsiinitöötajad, arstid peavad Ukrainas töötama, siis ma mäletan, et me kutsusime sõjameditsiini arstid Eestist endale, meie enda arstidele nagu rääkima ja et milleks üldse valmistuda, mida on nagu teoorias teada. Nad rääkisid oma Afganistani kogemustest, kuidas saab tegelikult sõjatingimustes pead aitama nii omasid kui siis vaenlast, kellega sõiditakse, mis siis meditsiiniasutustes toimub. See on selge, et seal tekivad konfliktid, see on ju tohutu stressisituatsioon, et mis üldse ja sina siis siin kuidagi selle kas asutuse juhina või seal nagu doktorina, sa pead ju kuidagi siis selles situatsioonis ka mingid reeglid kehtestama ja mingid nõu andma olema oma kolleegidele toeks. Sõjasituatsioonis ma ei ole mingi tavaline inimene, ma olen meditsiinitöötaja. Kas sul kadimoon olemas ei ole? On. Või sa tahad meie moonaga lasta, tahad kodus äkki hoida rohkem? Jaa. Sul nii vähe on seis või? Vaata ma... Mahub ju 15. Jaa. Vaata, ma praegu vahetasin oma täppi ära, mul kinnitus natukene teissugune, aga sinul ta on kinnitatud siin kruvidega. Kui sa niimoodi hakkad linnastama, hoidma siin punatäppist, ta võib sul lihtsalt katki minna, ta tuleb välja. Lae rohkem või siis kontrolli eespoolt siin samamoodi need tsoonid tehtud. Vaatame kohe veel ühe asja. Vaata, sa tegid seda, kuidas sa tegid niimoodi. Ja sa vaatasid, kuhu sa vaatasid. Vaata mind praegu. Kui me kontrollime relva, mis me peame tegema? Me peame kontrollima relva. Vaadata sisse. Ehk siis, kui sa vinnastad, vaatad sisse. Vaatame salvekanalit, vaatame padrunipesad. Ma ise mõtlesin seda ka, et mingi uue oskuse õppimine, see on alati hea. Juba Alzheimeri profülaktika, et pane ennast uude olukorda ja õpi uusi fakte ja ka hariduslikult, et tead rohkem. Nii, küsin kohe üle. On sul meeles, kuidas vaja sihtida sinu sihikuga? Ütle veel korra. On sul meeles, kuidas vaja sihtida selle sinu uue sihikuga? Mis sa pead tervalt nägema? Mina panen selle ainult selle punase täppi järgi. Ja mille peal sa fokuseerid? Selle sihiku ja selle järgi. Sa võid fokuseerida ainult ühe asja peale. Ma panen märklaua keskele punase täppi. Jaa, aga mis sa tervalt silmas näed? Kas täppi või märki? Mis sa pead nägema tervalt? Täppi. Ei. Kui me kasutame punatäppi, me tervalt näeme seda kohta, kuhu me tahame pihta saada, siis märk lehe. Pane sõrme natukene välja poole ja rohkem alla.
arstid on ju mõtlevad alati, et noh, et ennetuse peale on ju, et noh, et mida ma täna teha saan, ühel hetkel on nagu juba on ju kiire või kuidas üldse nagu halbu olukordasid ära hoida. Ja tuli kolleegidega jutuks teiste arstide ja seal ka juhatuse liikmetega, kõik on ju naised, viiekesi, et äkki me läheme, teeme on ju relvaload, et noh, et viiekesi koos, et noh, et lähme. Leppisime kokku, et läheme kõigepealt siis sinna teooriakursustele ja ma mäletan, et peale seda esimest teoreetilist kursust on ju 2 on ju kohe ütlesid, et meie oleme selleks liiga naised on ju, et kogu seda asja on ju siin nagu läbi teha ja nemad loobusid kohe. Ja teised 2, nad ei ole veel on ju eksamini jõudnud. Praegu on minul 5 on ju ainsana. Aga lähme vaatame. Kuidas praegu tagasilõuk tundus? Ei olnud. Ei olnud üldse või? Midagi hullu ei olnud. Laskmine läks kõik ilusti. No, väga hea seeria, jah. Kõik ilusti keskel. Täpsus on hea. Meil on eesmärk, me oleme kokku leppinud, et me tahame, et kõik oleks nagu ei saagi aru, et kõik on ühes augus. Aga sinna on veel maad. Lennart, küll me laseme sul ka veel täna lasta. Oota, ära vajutas, see peal natukene üles ja suru natukene välja siit. Vaasa käsi kuskile siia. Äkki keegi hakkab ründama. Proovi jah lihtsalt oma tempos praegu. No ühega. Mis tunne on siis relvaomanik olla? Nii nagu ma arvan, et kui teed autojuhi eksami ära, on ju nagu hea meel, et mingit sellist suurt ja nüüd erilist on ju tunnet ei ole. Esiteks ma on ju loodan, et ma ei pea sealt kodust on ju kapist peale lasketiiru minekut on ju teda kunagi on ju välja võtma, et see on nagu minu on ju siiras soove ja kuna mul ikkagi relvaloa taotlemisega ja ka selle harjutamisega, sellega läks ju kuid, et ühel hetkel võib-olla mul pole on ju seda aega. Peale seda, kui sõda hakkas, siis kindlasti inimesi tuli rohkem just koolitustele, aga suht imelik oli. Tavaliselt meil oli kord kuus see koolitus. Mingi märtsist võib-olla eelmises aastast tuli niimoodi, et iga nädal oli koolitus ja oli täiesti lihtsalt täis. Grupp ehk siis 10-12 inimest oli iga kord ja ma pakun, et kuskil 30% nendest inimesest laskmisel üldse jõudnud. Nad võib-olla tahtsid teada, mis see on ja mingi protsent nendest veel ei läinud üldse prefektuuri või siis ei taotlenud endale relvaluba. Nad käisid oma tunnid ära ja võib-olla mõtlesid, et võib-olla mul seda ei ole vaja. Lihtsalt nad tahtsid teada, kuidas sellega käsitseda. Aga samas minu isiklik mõte see, et püstul põhimõtteliselt ei anna mitte midagi. Püstul see on backup relv põhimõtteliselt laedistantsi jaoks. Ja kui inimene ei treeni seda, ei harjutada ikkagi, kompenseerib ära, lihtsalt ei saa pihta. Et põhimõtteliselt sõiditakse ju suurte relvadega, automaadid ja haubitsad midagi siuksed suuremad. Püstul lihtsalt igaks juhuks. Nii, valmis olla. Tulirelv on tekitanud Kadi sõprade ja tuttavate hulgas vastakaid tundeid. Suhtumine on erinev ja ega ma sellest kuidagi nagu väga palju ei ole, ma ei tea, tuttavatega on ju seda arutanud ka, aga osadel on nagu see, et noh, et miks ja noh, täiesti, noh, et kes polegi selle peale kunagi on ju mõelnud, aga mitu inimest on minu järgi on ju alustanud, aga noh, kuidagi said nagu inspiratsiooni, ütlesid, et ma olen mitu korda mõelnud, need on küll on ju need, keda mina tean, mitmed on ju nagu mehed ja kes siis praegu käib ja üks on juba teinud ka on ju relva eksamini, et suhtumisi on erinevaid. Ma ei ole kindlasti selline, kes nüüd välja minnes sätiks endale püstoli on ju kuhugile vööle on ju see, et püstoli ma võtan ainult kaasa siis, kui ma lasketiiru lähen. Et igapäevaelus on ju, ma ei näe on ju praegu mitte mingisugust vajadust on ju seda kuskil on ju kaasas kanda. Ma olen on ju mõelnud küll
teoorias, noh, et kui olen ajalehest on ju lugenud, ma ei tea, need koerarünnakuid ja siis need on ainsad nagu kohad olnud, kus ma olen mõelnud, et noh, et ma ei tea, kui mul naabritel oleks on ju keegi, kuskil on ju kuri koer, kes käib sind kogu aeg on ju terroriseerimas ja sinu lapsed või lähedased on ju ohus, et mis ma siis teeksin. Kui nähakse teid tänaval jalutamas, et siis on tõenäoliselt relv kaasas teil? No ei, täiesti oleneb. Ja. Suvel kindlasti ma ikka kanda, sest ikkagi lihtsalt täisjärk ja ikkagi teda on näha. Võib-olla täiesti oleneb, kui ma lähen kuskile kedagi õpetama või lähen ise tiiru, siis kindlasti ta on mul kaasas. Ja. Aga no niisama või kui ma lähen kuskile, ei, pigem ma ei võtta, mul tavaliselt mingi nuuga on alati taskus, juhul kui on vaja. Ja samas, ja no kas näiteks kui isegi tuleb midagi lõigata, mingi nööri või mida iganes ja et mitte selles suhtes kedagi pushitada. Aga selles suhtes, kui inimene hakkab sind ründama, ega sa ei oota seda ja sa ei jõua mitte midagi teha. Püstoli välja võtta, nuga välja võtta, see on nii ootamatult, et sa pead kuidagi lihtsalt kas kätega või ennast kaitsta või püüda ära joosta, et ikkagi jällegi relvaga see on kogu aeg vaja harjutada. Mitte lihtsalt, ütleme, seistes ja niimoodi ühest asendist laskma, aga ja, igasugused harjutused on. Et kui inimene sul juba tänaval kallale tuleb, siis enam ei jõua põhimõtteliselt relvaga midagi teha, jah? No kui sul on lihtsalt relv niimoodi, et sa tegid selle luba ära, said relva kätte, sa ei tea, kuidas kasutada siuksed, ütleme, stretši olukorras, rünne korral näiteks, siis no sa ei saa midagi teha. Näiteks ma tulen, löön siin rusikiga näkku, sa kukud ja sa ei jõua seda teha. Sul ei tule isegi võib-olla päe, näiteks kui kiiresti inimene jookseb sinu poole, et sa teed mingi sammu kõrvale ja hakkad juba näiteks relva välja võtma sama ajal. Et jällegi need seda, mis vaja kogu aeg harjutada ja treenida. Samamoodi näiteks ühe käega me võtame relva välja, teine käsi meid kaitseb. Nõrga käsi näiteks ja või kedagi, kui vaja on lükata ja keegi hakkab midagi tegema, lükata, et samu taha võtad püstoli välja, kui see on püstol. Kas see, kui inimestel on palju relvi kodus, et kas see muudab ühiskonda paremaks, kuidagi turvalisemaks teie hinnangul? Ma ei arva, et ühiskond on ju selleks on ju, sellest on ju turvalisemaks on ju muutub ja noh, eks me kõik oleme USA kohta lugenud on ju, kus on väga palju on ju relvi ja noh, mis sellega siis nagu teisipidi on ju kaasneb. Eestis kindlasti peaks hoidma on ju seda joont, et relvasid ei saaks kergelt, et noh, et ta ei läheks selliseks nipsust on ju, et noh, et teen endale on ju relva ka. Tänases ühiskonna olukorras on ju, me kõik loeme ja oleme kuulnud sellest ja noh, ma arstina võin selle kinnitada, et vaimse tervise probleem on ju väga palju. Mina nagu kipun on ju arvama, et kui on ju kõigil inimestel oleksid on ju relvad on ju kodus, siis ma tunneksin ennast ebaturvalisemalt. Inimesed, nende emotsioonid, tihtipeale võib-olla mitte on ju nii ratsionaalne ja kalkuleeritud on ju mõtlemine, et ma arvan, et see pigem on ju tõstab on ju ühiskonnas ohutaset. Jah, samas teil eks ju on olemas, et kui nii võtta, kui taandada endalt nagu kogu ühiskonnale, siis jah, keeruline öelda on ju. Jah, et loomulikult võib, et miks siis mul on ja mis siis nagu teisipidi on ja nagu muutub, aga ütleme niimoodi, et teismelised, impulsiivsus, mina olen juba on ju, oma on ju, teismelise perioodid ja sellise, kus adrenaliin kõrgele läheb, on ju, nagu elukogemus võib-olla nagu aitab, et mul ei tule ja pähegi on ju, et ma peaksin kuidagi kuskile, ma ei tea, sõprade ees on ju, kodus kapist välja võtma ja sellega nagu uhkeldama või seda on ju demonstreerima, aga ma ei ole kindel on ju, et kõik on ju nii mõtlevad ja käituvad.